6. detsember, üksinda koodis 6. ülesanne. Siin oli Lennartil meelest ära läinud oma parool, aga õnneks tal on raudkindel valem, kuidas parool meelde tuletada. Ja tal on selline sõne, selline jada tähti, hästi palju tähti, kus on ainult suured ja väiksed tähed. Ja siis tal on siit seest vaja üles leida pikim võimalik kombinatsioon tähtedest, kus on suured ja väiksed tähed vaheldumisi. Ja siis see ongi tema parool. Ehk siis antud juhul on see sellest näitest, on see selline kombinatsioon ja ta ei saa lõppeda hiljem, sellepärast et siin on F ja G on mõlemad suured tähed, aga ta peab vaheldumisi minema. Ja ta ei saa alustada varem kui M, sellepärast et B on samuti väike täht. Ja siit sellisest pikast sõnest tuleb neid erinevaid võimalikke kombinatsioone hästi palju lõpuks välja, aga sul on vaja siis see kõige õigem leida sealt. See kõige õigem kombinatsioon on kõige pikem neist erinevatest võimalustest. Ja siin, mis ma tegin selle ülesande jaoks, ma üritasin natukene eestikeelset programmeerimist teha ja kirjutada muutujad eestikeelsete nimedega. Ja siin ma lähen for tsükliga, lähme sellest reast läbi, see on see rida, mis me sisse loeme, ja lähme kõigist tähtedest ükshaaval läbi ja siis me kontrollime, et kas täht on suur või ta on väike. Et iga kord, kui me lähme siit läbi, siis me tahame vaadata, et kas sellele tähele, mille peal me praegu oleme, et kas eelmine täht sellele on väike või on suur. Et kui me näiteks siin praegu, kui me alustame, lähme siit vasakult paremale läbi, siis me alguses näiteks kontrollime seda suurt H-tähte ja siis see suur H-täht on erinev väiksest H-tähest. Nii et järelikult me siis salvestame, et seni kõige pikem leitud kombinatsioon on see HH. Ja siis me lähme A-tähe peale. A-tähe peal me vaatame, et kas eelmine täht on suur või väike. Ja me vaatame, et suur H on erinev väiksest A-st. Ja järelikult me salvestame, et nüüd pikim leitud kombinatsioon on sellest väiksest A-st kuni väikse A-ni. Lähme S-i peale, aga S-i peal me vaatame, et eelmine täht sellele S-ile on väike A ja need mõlemad tähed on väiksed, mis tähendab seda, mis on siis siin, et nad mõlemad võrduvad, mis tähendab, et me paneme selle loendamise protsessi, me alustame seda otsast peale, ütleme, et pikkus on jälle 0 ja siis praeguse kontrollitava osa algus on siis see indeks, mille peal me hetkel oleme. Et kui me oleme siin S-i peal, siis me paneme alguse tagasi S-i peale. Samamoodi siis me lähme edasi, vaatame Y-it. Y ja S on samamoodi võrdsed, nii et järgmine algus läheb Y peale, aga siis me jõuame selle suure 2V peale ja suures 2V's me lähme hoopis siia sisse if statementisse ja vaatame, et nad ei ole omavahel võrdsed. Ja siis me saame lugeda, et pikkus läheb ühe võrra suuremaks. Nii et ja siis me vaatame, et kui meil praeguseks leitud pikkus on suurem pikimast leitud pikkusest, siis me kirjutame üle selle seni leitud pikima pikkuse. Ja me peame ka meelde jätma, et mis on selle pikima leitud pikkuse nii-öelda sõne osa algus. Sellepärast, et seda meil läheb siin hiljem vaja. Kui me oleme lõpuks for tsükliga tervest sellest sõnest läbi läinud, siis me oleme lõpuks saanud pikima pikkuse ja selle pikima sõne alguse. Ja siis me saame nende kantsulgudega siit sellest reast välja lõigata täpselt selle osa, et mis meil vaja läheb. Ja siit näeme, et tulebki sellest M-ist kuni F-täheni. Ja siin on vaja teha +1, mis on väga oluline, sellepärast, et kui me leiame
selle koodiga siit, et meie pikim leitud osa, kus need tähed vahelduvad, lõpeb F-tähe peal, siis selline sõne lõikamine, kui me +1 ei pane, siis ta lõikab nii-öelda kuni F-täheni, aga seda F-tähte ennast ei võta kaasa. Nii et siin jääks see F-täht kahjuks välja, nii et see +1 siin on väga oluline. Ja see oligi tänane ülesanne. Ma tegin ka ühe natukene lühema koodi. See lühem kood siis on ikkagi regexiga, nagu ikka peab. Ja siin saame seda regexit ka jooksutada. Ja regex töötab siis niimoodi, et ta leiab selle mustri järgi, mis ma tegin. Ta leiab kõik võimalikud kombinatsioonid üles, aga regexile ei ole võimalik öelda, et tagasta nüüd ainult see kõige pikim leitud muster või tagasta ainult see kõige lühem leitud muster. Ta lihtsalt leiab kõik ja siis me saame näiteks for loopiga temast läbi minna ja kõik need kombinatsioonid välja printida, mis ta leidis. Ja siis me näeme siit ilusti, et see kombinatsioon siin on kõige pikem. Ja samamoodi on võimalik ka lihtsalt välja filtreerida see kõige pikem. Nii et ma arvan, et sellise lahendusega olen ma natukene rohkem rahul. Hiljem, kui ma olin selle ülesande kiiruga niiviisi ära teinud, siis ma hiljem töötasin natukene selle regexi lahenduse kallal ka, mis tundus mulle väga põnev tegelikult. Aga jah, see oli siis 6. detsembri ülesanne ja järgmise päevani.